Trump hävitab Lula sekkumishulluse, samal ajal kui Flavio tõuseb plahvatuslikult küsitlustes ning Brasiilia valitsus üritab muuta meetme kuritegelike jõukude vastu hirmu õhutavaks narratiiviks oma enda riigi vastu. Ameerika Ühendriikide välisministeerium nimetas Brasiilia välisministri Mauro Vieira väljendatud hirmu, et Washington võib kasutada sõjalist jõudu Brasiilia territooriumil absurdseks. Itamaraty hoiatus tuli pärast seda, kui USA valitsus nimetas Primero Comando da Capital ja Comando Vermelho terroriorganisatsioonideks. Eksklusiivses vastuses Metropolisele kritiseeris USA ametkond seda oletust ja kinnitas, et meetmete eesmärk on võidelda kuritegelike rühmitustega, kes tegutsevad Ameerika Ühendriikide territooriumil. Välisministeerium lükkas samuti tagasi igasuguse võimaluse, et see määratlus oleks mõeldud õigustama sekkumist Brasiilias. Ministeerium kinnitab, et Ameerika Ühendriikide poliitika on suunatud kuritegelike organisatsioonide vastu võitlemisele, kes tegutsevad USA territooriumil ning et niinimetatud ebamäärased väited sõjalistest sekkumistest võivad aidata ja julgustada terroristlikke rühmitusi. See avaldus on vastuseks välisministri Mauro Vieira ütlustele dokumendis, mis saadeti saadikute kojale. Ta väidab, et ühepoolne otsus määratleda PCC ja Comando Vermelho terroristlike organisatsioonidena võiks avada võimaluse ekstraterritoriaalseteks tegevusteks Brasiilia institutsioonide vastu, millega kaasneks oht USA sõjalise jõu kasutamiseks. Sõnum tuli pärast seda, kui Mauro Vieira, Lula välisminister, kinnitas saadikute kojale saadetud dokumendis, et Ameerika otsus võib tekitada sõjalise tegevuse ohu Brasiilia vastu. Washingtoni vastus lõi valitsuse narratiivi täpselt pihta. Meetmed on suunatud kuritegelike rühmituste, rahapesu, narkokaubanduse ja võrgustike vastu, mis juba tegutsevad väljaspool Brasiilia piire, mitte Brasiilia rahva vastu. Samal ajal läks Flavio Bolsonaro Ameerika Ühendriikidesse kaitsma Brasiilia toodetele kehtestatud tariifi peatamist. Tere hommikust kõigile. Minu nimi on Flavio Bolsonaro. Ma olen Brasiilia Vabariigi senaator. Ja valimiste kandidaat oktoobris eelmisel kuul ma kohtusin. Kohtusin president Trumpi, asepresident Vance ja sekretär Rubioga, et kutsuda Ameerika Ühendriike üles mitte kehtestama Brasiilia ettevõtetele tollimakse. Täna sooviksin ma jagada selle komisjoniga samu argumente, mida esitasin neile, ning selgitada, miks see palve teenib nii Brasiilia kui ka Ameerika Ühendriikide huve. 2025 aasta andmed näitavad, et need tollimaksud ei ole andnud Ameerika Ühendriikide soovitud tulemusi. Selle asemel on Brasiilia praegune valitsus neid poliitiliselt ära kasutanud. Just see valitsus, kellele need meetmed olid mõeldud survet avaldama, on saanud küsitlustes jõudu juurde, samal ajal kui Brasiilia kaubavahetus Hiinaga ulatus rekordilise $171 miljardi, mis on rohkem kui 2 korda suurem kui tema kaubavahetus Ameerika Ühendriikidega, mis oli $83 miljardit. Hiina on võtnud vastu Brasiilia ekspordi, mis nende tariifide tõttu Ameerika turult välja tõrjuti. Teisisõnu, iga täiendav tariif tugevdab just seda valitsust, kellele see on mõeldud survet avaldama. Samal päeval näitas Kerpi uuring, et Flavio on võimalikus teises voorus numbriliselt Lulast eespool. 45% Flavio ja 42% Lula kasuks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trumpi valitsus lükkas ümber Brasiilia välisministeeriumi avalduse kõige tundlikuma osa. Kui välisministeerium nimetas absurdseks oletust, et Ameerika Ühendriigid kasutavad PCC ja Comando Vermelho liigitamist, et õigustada sekkumist Brasiiliasse. Reaktsioon tuli 7. juulil 2026 pärast seda, kui Brasiilia diplomaatia saatis Mauro Vieira allkirjastatud dokumendi saadikute kojale. Tekstis käsitles välisminister Ameerika otsust kui võimalust ekstraterritoriaalseteks tegevusteks, sealhulgas sõjalise jõu kasutamise ohuga riigi territooriumi vastu. Washington vastas lakooniliselt välisministeeriumi sõnul. Ameerika Ühendriigid võtavad oma pädevuse piires meetmeid, et võidelda narkoterroristidega ja kaitsta Ameerika rahvast Brasiilia jõukude eest, kes on hakanud tegutsema ka Ameerika territooriumil. Kõige karmim lause oli suunatud hirmu külvamise katse vastu.
Ameerika diplomaatia väitis, et ebamäärased väited sekkumise kohta teenivad sageli ettekäändena, et aidata ja julgustada mõningaid kõige vägivaldsemaid rühmitusi. Just seal muutubki asi Lula valitsuse jaoks tõsiseks. Itamaraty püüdis viia arutelu suveräänsuse tasandile, kuid Ameerika Ühendriikide vastus tõi teema tagasi organiseeritud kuritegevuse valdkonda. PCC ja Comando Vermelho terroriorganisatsioonideks nimetamine ei mõjuta Brasiilia töötajat, väikeettevõtjat, põllumeest, kaupmeest ega tavalist perekonda. See puudutab gruppe, keda süüdistatakse narkokaubanduses ja rahapesus. Organiseeritud vägivald ja rahvusvaheline tegevus. Tegelik oht ei ole Brasiiliale. Oht on kurjategijatele, finantsoperaatoritele, tankistidele, libafirmadele ja võrgustikele, mis liigutavad musta raha. Miks on nii raske tunnistada, et Brasiilia jõugud on juba muutunud rahvusvaheliseks probleemiks? Kui Brasiilia diplomatia püüdis muuta selle meetme poliitiliseks paanikaks, siis tegelik olukord Brasiilia õiguskaitses kinnitas veelgi, kui oluline on jälgida kuritegeliku raha liikumist. Föderaalkohus andis korralduse vabastada Estela Stefani Nunes Enrique de Oliveira 7. juuli õhtul. Nojah, kohus otsustas vabastada 7 inimest, kes olid eelmisel nädalal föderaalpolitsei operatsiooni Exchange käigus vahistatud. See on operatsioon, mis uurib rahapesu rahvusvahelise narkokaubanduse raames. Ja nende 7 inimese seas, kes vabastatakse, on ka Estela Stefani de Oliveira. See on see brasiillanna, keda, nagu sa õigesti meenutasid, Ameerika Ühendriigid sanktsioneerisid väidetava seotuse tõttu kuritegeliku jõuguga. Primeiro comando da capital é que PCC. Kõigile neile uurimise all olevatele isikutele oli määratud ajutine vahistamine, mis kestab 5 päeva. Ja selle tähtaja lõppedes palus politsei kohtult, et need vahistamised muudetakse ennetavateks, mis tähendab, et neil ei ole kindlat lõpptähtaega. Aga nende 7 inimese puhul lükkas kohus selle taotluse tagasi, sest öeldi, et nad vahistati ainult selleks, et võimaldada läbiotsimis- ja arestimismääruste täitmist. Et politsei saaks uurida seal mobiilseadmeid ja dokumente, ilma et tõendeid hävitataks. Ja kuna seda sai teha ning nende 7 inimesega seotud uusi tõendeid ei esitatud, otsustas kohus need 7 inimest vabastada. Nüüd teiste 6 kahtlusaluse puhul, sest kokku oli välja antud 13 vahistamismäärust, nõustus kohus tõepoolest vahistamistaotlusega. Ja tegelikult pole politsei neist 3 veel üles leidnud. Ta oli föderaalpolitsei poolt vahistatud rahapesuvastases operatsioonis, mis oli seotud rahvusvahelise narkokaubandusega ning Ameerika Ühendriigid kehtestasid tema suhtes sanktsioonid väidetava seotuse eest PCC-ga. Otsus ei muutnud ajutist vahistamist eelvangistuseks. Põhjenduseks toodi, et ajutine vahistamine täitis oma eesmärgi läbiotsimiste ja arestide käigus. Operatsioonis osales üle 50 föderaalpolitseinikku, täideti 11 ajutise vahistamise korraldust ja 13 läbiotsimis- ja arestimismäärust Sao Paulos, Santosel, Praia Grandes ja Santana de Parnaibas. Kinni peeti 7 inimest. Kohus määras ka vara, rahaliste vahendite ja krüptoaktiivide arestimise kuni 10,4 miljardi reaali ulatuses. Nad on endiselt jooksus, kuid nende suhtes on määratud eelvangistus. Need on Victor Henrique de Oliveira Chimada, keda peetakse selle kuritegeliku organisatsiooni juhiks ja keda Ameerika Ühendriigid on samuti sanktsioneerinud, väidetava seotuse eest kuritegeliku rühmitusega PCC. Teine mees, keda pole veel leitud, kes on jooksus ja kelle suhtes on samuti rahuldatud eelvangistuse taotlus, on Igor Fokim Savioli, keda peetakse teiseks juhiks selles skeemis. Ja lisaks nendele 2 on meil Amaury Henrique de Oliveira, kes on Victor Chimada onu ja keda peetakse vastutavaks selle rahapesuskeemi logistilise toe eest rahvusvahelise narkokaubanduse raames. Kohtuotsuses öeldakse, et nende uuritavate puhul on eelvangistus õigustatud üksnes selleks, et tagada kriminaalseaduse täitmine. Estela kaitsjad ütlevad, et kohtumenetluse salastatuse tõttu ei kommenteeri nad Estela, keda me siin mainisime ja kes on Victor Chimada nõbu, vabastamist ega toimikus tehtud otsust. Uurimise keskne punkt on võrgustik, mida kahtlustatakse rahvusvahelise narkokaubanduse rahapesemises,
krüptovarade, sularahatehingute, suurte pangatehingute ning inimeste ja ettevõtete vaheliste ülekannete kaudu. Estela Stefanit kirjeldasid Ameerika võimud kui isikut, kes on seotud Victor Henrique de Oliveira Chimadaga, kellele samuti kehtestati sanktsioonid Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi poolt. Ta oli sama operatsiooni sihtmärk, kuid teda ei leitud ja ta on endiselt jooksus. Teisel rindel käis Flavio Bolsonaro Washingtonis ja hõivas selle koha, mille kohta Lula valitsus üritas väita, et ta seda ei hõiva. Tänase piiratud aja tõttu ma käsitlen ainult 3 teemat. Kõiki kuud käsitletakse üksikasjalikult minu selle komisjonile esitatud kirjalikus avalduses. Esimene on tsensuur. Ameerika digiplatvormidele suunatud konfidentsiaalsed korraldused ei pärinenud Brasiilia rahvuskongressist. Need anti välja Brasiilia föderaalse järelevalvekohtu kohtuniku ja president Lula administratsiooni poolt, tuginedes täitevvõimu dekreetidele ja kohtumäärustele, mitte aga parlamendi poolt nõuete kohaselt vastu võetud seadusandlusele. 25% tollitariif karistab kogu Brasiilia rahvast, välja arvatud need ametivõimud, kes nende otsuste eest vastutavad. Teine küsimus on konfidentsiaalsus. Korruptsioon. Korruptsioon on üks suurimaid nuhtlusi, millega Brasiilia rahvas silmitsi seisab. Selles osas pole erimeelsusi. Aga korruptsioonil on tuvastatavad toimepanijad. 4 suurimat korruptsiooniskandaali Brasiilia lähiajaloos. Mansalao skeem juhtum, mille paljastas operatsioon Carwatch, pettus, mis hõlmas Brasiilia riiklikku sotsiaalkindlustusinstituuti ENESi, kus uurimise all on ka president Lula enda poeg ning Banco do Masteri juhtum. Kõik need toimusid töölispartei juhitud valitsuse ajal, mis on praegu võimul olev erakond. Seejärel koges Brasiilia 4 aastat president Bolsonaro juhtimisel ilma ühegi tõestatud korruptsiooniskandaalita. Avalikul kuulamisel Ameerika Ühendriikide kaubandusesindaja kontoris 7. juulil palus Flavio Ameerika valitsusel loobuda 25% tollimaksust Brasiilia toodetele. Ta väitis, et lisamaks karistaks Brasiilia rahvast, mitte neid ametnikke, kes tegid Washingtonile ebameeldivaid poliitilisi otsuseid. Flavio kaitses samuti Pixi. Ta väitis, et see süsteem ei ole probleem, mida tuleks parandada, vaid lahendus, mis on laiendanud finantskaasatust Brasiilias, eriti vaesemate seas. Flavius sõnavõtt puudutas ka teist tundlikku teemat. Ta kritiseeris Lula valitsuse otsuseid ja meetmeid, mis puudutavad digiplatvorme ning mainis ka ülemkohut kui osa keskkonnast, mis viis kaubanduspingete kasvuni. Senaator rääkis veel korruptsioonist ja kaitses seisukohta, et poliitilised vead ja töölispartei valitsuste skandaalid ei tohi olla põhjuseks, miks Brasiilia rahvast karistada. Korruptsioonist on saanud Brasiilia poliitilise vasakpoolsuse määrav tunnusjoon. Brasiilia rahvast ei tohiks selle eest karistada. 3. teema on PIX. PIX, Brasiilia kohese maksesüsteem, loodi Bolsonaro valitsuse ajal. PIX ei ole probleem, mida tuleks parandada. See on lahendus. See laiendas finantskaasatust, tuues miljonid brasiillased, eriti kõige vaesemad, ametlikku majandusse. See edasiminek tõi otsest kasu ka Ameerika ettevõtetele, kuna tehingute maht Ameerika Ühendriikide kaubamärkide maksekaartidega kasvab koos PIX-i laialdase kasutuselevõtuga, sest need ettevõtted pakuvad teenuseid, mis täiendavad, mitte ei konkureeri Brasiilia kohese maksesüsteemiga. Brasiilia peab oktoobris presidendivalimised. Juba 90 päeva pärast võib riigi poliitiline maastik olla täiesti teistsugune. Tariifi kehtestamine praegu, mida oleks hiljem raske tagasi pöörata, premeeriks neid, kes on vastutavad kõnealuste tegude eest, samal ajal karistades neid, kes on kandnud nende tagajärgi. See oleks kõige halvem võimalik hetk tegutsemiseks. Ma palun sellelt komisjonilt lugupidavalt. Ärge kehtestage Brasiiliale tariife, säilitage PIX-i edu, tühistage see otsus ja laske meil läbi rääkida. Jumal õnnistagu teid, Jumal õnnistagu Brasiiliat, suur tänu. Jumal õnnistagu teid, Jumal õnnistagu Brasiiliat, suur tänu. See on karm tagasilöök Lulale. Samal ajal kui Brasiilia presidendi kantselei püüab väita, et Flavio on Brasiilia vastu, ilmus Flavio välja ja palus Brasiilia vastu kehtestatud tariifi tühistamist.
8. juulil avaldatud Kerpi uuring suurendas survet veelgi. Teises voorus toetab Flavio Bolsonarot 45% valijatest, Lulat 42%. Uuringus küsitleti 2000 inimest 3. ja 7. juuli vahel aastal 2026. Ja veamäär on 2%, mis loob Planalto jaoks keerulise olukorra. Teiselt poolt lükkab välisriigi institutsioon Itamaraty väited ümber. Teiselt poolt kaitseb Flavio tariifide peatamist, mis võiksid mõjutada Brasiilia tootmissektoreid. Selle kõige keskel paljastab föderaalpolitsei operatsioon kahtluse miljardilises rahapesus, mis on seotud rahvusvahelise narkokaubandusega. Selle poliitilise kokkupõrke järel kõlama jääv mõte on lihtne. PCC ja Comando Vermelho vastu võitlemine ei tähenda Brasiilia ründamist. See tähendaks lasta jõugul kasvada, pesta raha, ületada piire, imbuda äriellu ja hiljem kasutada sõna suveräänsus segaduse kaitsmiseks. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat Pixi-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.